Täna on laupäev ja meie lähme kõik koos Narva ja Ida-Virumaale. Jaa, aga me peame maksma ka minema. Jaa. Nii. Tere. Nii, mis sa võtsid? Kõik võtavad mingit nänni lihtsalt. Aga mis te päriselt sööte? Ma söön neid päriselt. Siis kõht täis No, ma mõtlesin, et ma ise vist käisin viimati seal Narvas täitsa 5.–6. klassis koos vanaema klassiekskursioonil. Aga Carlos, Pellu, Hugo ja mina siis lähme vaatame, kusjuures ma ei ole veel käinud seal Narva-Jõesuus, mis pidi olema väga-väga ilus kuuralt. Ja muidugi ma tahan näidata neile neid mahajäetud linnakesi, seda nõukogude pärandit, mis meil siia jäetud on. Siis ma ütlen ausalt, ma olen ise seal ringi sõitnud, kui ma seal kinnisvarakunniga ostsin. See on väga ägedaid. Nagu see Stalini-aegne arhitektuur iseenesest on väga-väga kihvt. Mõnes mõttes on kahju, et enam selliseid hooneid ei tehta. Aga jaa, loodetavasti tuleb äge reis. Päev on mega ilus praegu, päike paistab, nii et sellega läks meil ka hästi. Aga ma tahtsin teada. Ma tahtsin enne juba laste käest teada. No said jah? Parid ukse ka kinni või? Jaa. Ma küsisin enne ka, et mis nad arvavad, milline see Narva nagu välja jääb. Mis te arvate, mis siis Narvas üldse on või milline see on? Venelased. Venelased on. Sest kui mina olin väike, siis räägiti, et see on süstlad vedelevad tänavatel ja ongi palju venelasi ja siis midagi head pole. Ma arvan, et see on lihtsalt väike nagu mingi Haapsalu või Paide või mis need teised on. Sa arvad, et see on nagu väike nagu Haapsalu või Paide? Mis sina arvad? Mis Narvas on? Mis Narvas on? Kas see on kole või ilus või väike või suur või? Suur ja ilus. Suur ja ilus arvad sina, jah? Mis sa, Carlos, veel tahaksid näha väga täna, kui me sinna läheme? Mis sind üldse huvitab? Võid aidata. Päästekomando. Päästekomando, jah? Ja me saame äkki isegi minna tegelikult Venemaad näha. Ma tahaks neid maasüstlaid näha. Sa tahad maasüstlaid näha? Jaa! No lähme otsime siukse koha ka, vaatame, kas me leiame mõne süstla kuskilt, on ju. Õues on tõesti soe ja me oleme otsapidi lastega jõudnud nüüd Kiviõlisse. Carlos ütles, et tema tahab kõiki kohti näha, kus me läbi ja sina ka, jah? Et kus iganes ma läbi sõidan ja mida ma neile soovin tutvustada. Ja ma mõtlesin, et Kiviõli on hea start, sellepärast, et mina tulin Kiviõlisse 2023 kunagi esimest korda. Ja ma näitan teile, kui need majad siin kõik oleks niimoodi korda tehtud, nagu näiteks see on, et Stalini aegsed majad, kus on kõrged laed, siis tegelikult see oleks super äge. Siin on Krossi toidupood, Maxima, Selver, kõik asjad on siin olemas minu meelest. Isegi lillepood on tehtud siia. Et kuup on ilusti olemas. Ja ma räägin, Pelju ütles ka, et see vibe on, milline vibe siin on? See on nagu siuke hästi siuke, et see on kuidagi nagu ära rikutud või nagu see loodus on nagu elus siin või noh. On neil nagu palju parke ja asju ja siuke väga-väga mõnus. Rahulik. On väga rahulik, on ju. Vaata, Carlos, siit saad hea pildi niimoodi, kui sa tahad pildistada lihtsalt. Üks asi, mis Kiviõlis on hästi huvitav, ongi see, et siin on hästi palju selliseid pargialasid ja nagu hästi palju rohelust, täpselt nagu Pelju ka ütles. Ja tegelikult see suur põhjus selle taga on see, et need, kus praegu on pargid, seal olid vanasti barakid ja kunagi, kui need ära lõhuti, eks ole, siis sinna jäidki nagu tühjad väljad, kuhu istutati puid juurde ja ongi see loodus on siin nagu selles suhtes tõesti hästi mõnu, kui sa vaatad nagu seda linna arhitektuuri ja kui palju on tehtud siia mingid parke ja asju, siis see on nagu tegelikult väga-väga mõnusa vibe'iga koht. See on äge auto või? See jätab siukse tunde, nagu oleks kuskil Venemaal, aga me ei ole. Kusjuures see maja siia ma ostsin kunagi endale esimese korteri, ongi need alumised aknad. 1000 euro eest kusjuures. Oksjonilt. Osta.ee oksjonilt. Nii, me ei pääse veel minema sellepärast, et Carlos nägi päästeautot ja tema jaoks on kõige tähtsam päästeautosid pildistada, filmida. Ja kõige ägedam on see, eriti kui need lähevad sinna komandosse tagasi, nii et nüüd me korra ootame siin. Ja ma ütlen ausalt, Kiviõli pärl on see Krossi kaubad, sest ma armastan Krossi kaupasid, nii palju ägedat erinevaid asju olete olnud. Korra ma tulen vaatan ära ka, võtan oma posti ära.
ei olegi õige see või? Huvitav, mille oma see mul on siis? Mis on teie esmamuljed siis siit Sillamäelt? Täiega ilus. On ilus, on ju. Mulle meeldib see arhitektuur. Üks asi muidugi ongi, et russofoobidel juba, kui sa Sillamäele satud, sa ikkagi näed juba neid venekeelseid silte, sa näed siin, ma ei tea, Nekrassovi, Tolstoi, kõik, olgugi, et väga austatud kirjanik näiteks, eks ole, aga tekitab selle tunde, et oh my god, see on nagu rohkem sihuke Venemaa natuke, aga see arhitektuur, Stalini aegne arhitektuur, sellest ajast, kui oli vaja näidata ülejäänud maailmale, et meil on kõik hästi, eks ole, enne kui hakati ehitama betoonplokkidest maju, siis 50-ndatel ehitati väga ägedaid ja ilusaid maju. Ja siin näiteks Sillamäe promenaadil, kus me praegu oleme, siin kusjuures on neid hakatud ka nagu taastama ja kui mina siia 2023 esimest korda sattusin, siis mul oli tegelikult suu lahti. Ma tulin sügisel siia, kui vihma sadas, aga see vaade on äge. See on nii ilus, nii vajadele need mustrid peale. On ju? Ja vaata, see ongi see, mis ma räägin, et sa vaatad seda, see on nagu kunstiliselt ilus, on ju. Ja see on nagu loominguline ja siuke nagu ilus on vaadata. Tekitab hingele tegelikult hea tunde, on ju. On, täpselt. Pellu on eriti sillas sellest, aga ma räägin ja kui me sinna üles veel jõuame, siis see vaade, ärge enne selja taha vaadakegi. Lähme ülesse ja siis keerame koos ringi ja vaatame selja taha. Ja Sillamäel peabki sillas olema tõesti. Sport. Nii, nüüd on kõik üleval, keerake ringi ja vaadake siis, mis te arvate sellest? Ei, ma ei saa, see on nii ilus siin kõik. See on tõesti ilus, on ju? Ilus, jah. Tee palju pilteid. Vaata nüüd seda. Kui keegi tuleb mulle ütlema, et see ei ole äge ja ilus, siis ma ei tea, mida te ajate. Jälle oli ilus koht, jah? Hugo, lähed süstlaid otsima või? Ma arvan, et siin ei ole ühtegi süstlat, te võite päris kindlad olla. Igastahes see on väga ilus. Nii et ma soovitan teile tulla Sillamäele lihtsalt sellepärast, et näha natukenegi seda 50-ndate arhitektuuri, seda vaibi. Te võite öelda, et jah, seda siin ajaga võib-olla muudetud, aga tegelikult majad on need, mis nad olid siin kunagi. Ja ma ei tea, minust on väga äge siin. Niimoodi saad kiiremini, jah? Jah. Lõpus teed hüppega või? Jah. Nii, huo. Parkuur. Aga nüüd! Rõdud või? Jah. Siis oleme edasi siin. Me olemegi siin edasi, lähme jalutame. Täiesti vaimustuses seal nendes majades. Oi, siis ma pean su Pariisi viima päriselt. Leidsime ühe huvitava sildi ja mõtlesime, millega tegu on. Kas on lihtsalt mingi toidupood seal või? See on rumal seitse. Aga see on kauplus, see on isegi kirjas. Jaa. Aga siin on tõesti isegi venekeelsed sildid ja kõik on vene keeles siin. Tahate mingit pirukat või midagi ka või? Mina isi tahan. Jaa, saan võtame siit midagi endale. Kõik näeb nii hea välja või? Aga huvitav, kas need ongi juba siis Venemaalt toodud asjad või? Jäätist või? Jäätist võib küll jah, poja. Broileri lihamass. Need on need, mis on nagu pähkliajud. Need on nimelised. On jah? Jah. Ma võtan ühed need koju kaasa, viin Maljule ka neid. Nii, ma näitan teile siis, mida kõik head ma ostsin. Muideks, see oli mõnes naljaks, et Pellu ütles, et issand jumal, ma ei teadnudki, et sa oskad vene keelt. Ma tundsin sihukest uhkust, ma rääkisin terved vestlused maha poolest. Aga ma ostsin, see on Sillamäe enda õlle, mida mul soovitati. Siis ma ostsin Venemaa Lea Drüžei õlut.
ja siis ma ostsin ka sellise kvassi. Need on need asjad, mida mina näiteks Tallinna poodides ei näe. Kui sa käid esmasel kuskil, siis seda ei olegi tõenäoliselt kuskilt saada. Ja siis ma ostsin igasuguseid häid näkse ka, mis Pelju soovitas, nii et see oli hea kõik. On külm vesi või? Ma tahan. Nüüd tuleb tore päev küll või? Mis sa Karlost küsisid? Mis sa küsisid? Mis kuubid? Ma ei tea, ma arvan, niisama tehtud. Pelju ütles, et tema võiks vabalt siin elada küll, kui siin nii ilus kõik on, et miks ta varem pole Sillamäele sattunud. Aga loomulikult see on lihtsalt see osa, mis on nagu hästi ilusaks tehtud. Siin on ka sellist Sillamäed, kus nagu Carlos või Hugo enne ütles, et vabalt võib leida ka süstlaid. Nii, nüüd on hüvasti Sillamäe ja lähme vaatame siis kummituslinna. Sillamäel on käidud ja nüüd lähme vaatame siis ühte kummituslinna. Oh my god, siin on. Bear right onto Sillamore. Teate, mis kurb lugu on see, et tegelikult on see Viivikonnal hästi populaarne selline kummituste linn. Aga me oleme hiljaks jäänud sellega, sellepärast, et see on kõik maha lammutatud lihtsalt. Siin oli enne see kummituste linna majad ja tänavad. Ja see on lihtsalt kõik maha lammutatud, siin on ainult 2 maja püsti jäänud ja lapsed küsisid, kas nad sisse võivad minna. Ja mina ütlesin, loomulikult lähme sisse. Sellepärast me siia ju tulimegi. Ei saa sisse kuskilt või? Jah. No ja need on siin nii ära lammutatud, et... Seal oli üks tool, mis on täitsa kõlblik, saab istuda. Ma arvan. No nii. Ei, aga üks oli veel parem. Jaa, see ei ole üldse see, mis ma tahtsin teile näidata, ma ütlen ausalt. Sest siin on lihtsalt kõik mõttetult ära lammutatud ja... Nii. Kaljus on prügi ja Ah? Siis ikka tahtsid asju endale. Siin võib-olla elab keegi siiamaani. Siin on kirjas eramaa. Ei, siin elavad inimesed sees vist. Lähme vaatame. Ja siin... Mis sa loed sealt? Siin oli mingi nukku. Kuule, ma nägin mingi vede. Õudukas nukk kuskil või? Näe, Nutella. Siin on nelatud. Ettevaatlikult, see on klaasikillud on ja Hugo, eriti sina. Näed, siit saab ka tulla. Tulge siit, siin on uks. No põgenemistoa lõhn. Ettevaatlikult, kui kõnnid enne, vaata siit võid auku kukkuda ja... Kas see on põnev või? Kas see on põnev nüüd või? Vaadake, keegi on unustanud oma asjad isegi siia. Siin võtta küll kaamera välja, siin saab lahendus sitta. Kuulda, ma nägis neid. Siin on vannituba nüüd, jah? Jah. Näita. Ma ei tea, enam ei ole siin. Sellise hoidi hügieen toitlustamises. Mina oli maasuga tulen. Ai, tead, mulla sain selle teha.
mis asja sa räägid? Juu! Karl ütles, et tal on naisele telefon. Kui mina läbi kukun, et sa jääd alla, siis saad helistada, kutsuda kiirabi. Juhtmeid ei katsu, on ju, kuigi siit on pool välja lõigatud. Noh. Vaat kunagi oli see kellegi kodu siin kõrgete lagedega, väga hea planeeringuga. Eriti kui seinad vahelt ära võtta, siis see oleks päris hea spot, ma ütlen ausalt. No vot. Ma tahaks lüüa liidu 409. 1994 või? 1499. Maksis, see on mingi vana leht, jah? Kirjutad, et olid siin või? Vaatame, mis on kardina taga ka või? Sul on kõik ilusam. Saepuru isegi. Isegi saepuru. Kuule, see on mõnus. Siin saaks öö üle elatud siis, ma arvan. Palju siin on inspektor, palju siin on kiri. Lööstaja vaatas siis. Ma proovisin ta ümber keerata. Ei, siin on olnud joonistus kunagi, aga see on nagu ära nagu... valguse käes on näha seda. Siin on maja kuused ja mingi muru ja värki. Me oleme lõpuks jõudnud siia, kuhu mina tahtsingi tulla. Ma tahtsin lastele näidata Venemaad ja Venemaa asub meil siin samas teisel pool teed. Kummitustesse me alles lähme, poja. Aga ma ütlen ausalt, ma käisin ise siin viimati väiksena ja see on vapustav vaatepilt, ma pean ütlema. Jah. Vaata, kui äge see on tegelikult ilus. Näete seda pooti või? Näeme. Vaadake, kas see pole tegelikult naljakas, et sealpool on väidetavad lollakad ja siinpool on siis nii-öelda toredad inimesed, te tahate mulle väita. Et kuidas selline asi saab niimoodi seda reguleerida? Ühesõnaga kallid inimesed. Sealpool elavad ka inimesed, kellel on samad mured nagu meil siinpool. No? Seda ongi. Toide mingid. Mida? Vaata, et seal paberid ka on. See on ikka naljakas, et selline väike metallist koridor siis. Ja jõgi siis eraldab kahte riiki omavahel. Ja ma ütlen ausalt öeldes, tunduvad mulle täpselt ühesugused. See oli väga-väga ammu, kui mina käisin viimati Narvas, äkki oligi oma vanaemaga koos klassiekskursioonil. Ma tõesti tahtsin lapsi ka siia tuua, et neil jääks samamoodi siuke lapsepõlve mälestus ja siis kunagi nad tulevad ise ka võib-olla siia tagasi. Issi vaatab, jaa. Carlos just ütles, et Narva tundub kõikides kohtades, kus me siiamaani käinud oleme, kõige eestilikum tema jaoks ja ma pean sellega nõustuma. Ja naljakas seepärast, et tavaliselt eestlased mõtlevad, Narva on mingi venelasi täis ja siin ei saa eesti keelega hakkamagi ja mida iganes. Ja ometi need teised kohad, kus me siin käisime Ida-Virumaal, see kultuuripärand, ütleme niimoodi selle kohta, arhitektuuriline pärand, mis sinna jäänud, on silmale minu jaoks isiklikult palju ilusam vaadata. Russofoobid te võite rahulikult jalga puhata, kui te hakkate siin nähkima ja puhkima selle pärast, et inimene ütleb, et talle meeldib arhitektuurist mingi asi rohkem. Nii lihtsalt on. Aga väga äge on siin ikkagi tagasi olla peale, ma ei tea, 30 pluss aastat. No? Vaata seda, mis siin on. No, mis seal on? Vett tuleb august või? Lähme edasi. Oota. Noh, sa pead kõrgemale jooksma.
ei saa või? Aga mul on tea. Üks huvitav tähelepanek on veel see, et levi on täielikult kadunud ja Carlos arvas, et see on sellepärast, et siis on äkki mingi droonide jaoks mingi müür siia tehtud. Või on lihtsalt mastide vahetus, ma ei kujuta ette, aga jah, see on null levi siin. Internetti mul siin ka ei ole. Me otsime ust, kus me pääseme kummituste koopasse. Ja me oleme nii palju jalutanud, et mul hakkavad endal varsti jalad juba valutama siin tossudes. Või mitte tossudes nendes, aga... Me lõpuks jõudsime kohale Victoria bastioni kasemattidesse, nii et vaatame, ostame piletid endale ära ja mul on niisugune tunne, nagu ma oleks maratoni läbinud selleks, et me siia jõuaksime, aga loodetavasti on nad ikka avatud. On. Nii, minge sisse. Juba on creepy või? Oi, lase sind ära katsutada. Nii, lähme vaatame bastionit Linnusesse ja Narva vanalinna müür. Võtke endale pleed kaasa, et sul külm ei hakkaks, vaata, siis seal on 6-7 kraadi, nagu meil öeldi. Mul ei hakka külm, mul on just väga. No jaa, aga ma võtan sul ühe kaasa. Nii, davai. Selle. Muidugi tulen ka, poja. Ära karda, poja. Mul veedib see silt siin. Päevad ilma kadunud külalisteta, 0. See tähendab seda, et iga päev Hugo on keegi siin kaduma läinud. Aga mina ka. No loodame, et me ei lähe kaduma. Minul on see alanud juba niimoodi, et ma olen üleni sopane. Sest ma võtsin Hugo sülle ja siin trepid olid nii libedad. Et väga ettevaatlikud peate olema siin. Ma arvan, et need olidki need kaitsemüürid, mis olid tehtud ja siis olid tunnelid sisse tehtud, et sa saaksid paremini liikuda. Vaadake, laes on ka jääpurikad ja soolapurikad on. Miks, kuidas need soolapurikad tehtud, kui ma need pihtu sellesse lahe? Jaa. Ma ei kuulnud. Sa kuulsid kummitusäärt juba või? Mida sa teed? Jaa. Nii. Kuulame. Õppustel, kuid vabal ajal teenis sõduripalgale lisa kas põldu harides või käsitööd tehes. Vaatame neid, kui nad tulevad. Vaatame mina tagasi koju. Hakkasid kartma või? Joo. Nii, mind nüüd hüljati, kõik läksid minema. Ma olen üksi nüüd siin. Ei, tegelikult väga lõbus on. Ja, väga tore. Panen neile inimestele siin nimesi järjest, kes siin iganes on. Jah, ma ei tea, kui kummitus mu ära sealt, siis on pekkis ka, aga pole hullu, ikka juhtub. Tema on Juku, see on Juku ja see tal on kõik. Tegelikult on küll natuke hirmus. Aga ei, elab üle. Või kui keegi neist peaks tulema mind ehmatama otsis. Vaadake. Vaadake, kui äge. Nii lähme alla. Aga must on siin küll kõik ja märg. Ei ole tore. Kiirt võiks näha. Kummitust. Ma ei tea. Kõik. Ja lähme tagasi ja loodame, et keegi mida raadib. Kuigi samas siin ei ole kedagi. Kui keegi teine peaks meile vastu tulema, siis on küll süber. Mul on lill. Lihtsalt kui ma filmin, siis enda taha, aga ei taha vaadata praegu, sest... jah, okei. Väga lõbus oli tegelikult. Nii, vaatame siis ära selle Narva Astri keskuse ka, nii et meil on lihtsalt riided mustad ja meil oleks vaja puhtaks teha need. Nii, mina ütlen omalt poolt
kaubamaja täpselt nagu oleks Tallinnas või kuskil. Suur, ruumikas, puhas. Nii et ei ole siin Ida-Eestis mitte midagi kehvemat kui näiteks Tallinnas või Tartus või Pärnus. Muidugi see on huvitav vaadake tõesti, et see on korrus ja see on vene keeles ka juurde kirjutatud. Esimene koht, kus on nagu siis kakskeelne kõik. Tõesti, isegi kui sa vaatad Narva Diner, siis samamoodi see on mõlemas keeles kirjutatud. Ma pean ütlema, et ma olen üliväsinud. Me tulime siia Monki sööma. Carlos ütles, et see on mingi väga hea koht. Et tema teadis, et see on hea. Ja ma ütlen ausalt, mu jalad tulitavad. Keegi ei taha kuskile enam minna, aga me lähme veel... käisime kummituse majas. Ja sa kartsid. Ja, ma vegan kummitusi. Aga ühesõnaga me sööme kõhu täis, siis me lähme käime veel Narva-Jõesuus ära ja siis sõidame 2,5 tundi koju tagasi. Nii et tegelikult on väga äge päev olnud. Kuidas teie meelest siis on olnud? Ei, mul on väga super, mul on energiat ka tegelikult veel. Sul on energiat veel? Sul on meeldinud päev või on jama? Jama Ah? ei ole jama. Ei ole jama? Ainult kummituse osa oli. See sulle ei meeldinud, jah? Ja, Aga sa pidid jube kõva vend olema ju alguses. Lihtsalt ma viskasin kivid ära, ma kividega olen julge. Ma ei teinud ikka. Okei. Igastahes siuksed lood siin on ja ma nägin, seal on üks juuksuri koht ka huvitav. Ma korra mõtlesin, ma lasen oma juuksed ka lõigata. Selle nimi on Real Medvedev, aga teate mis? Võib-olla teine kord. Ma tellisin endale tomatimahla. See on... Sa võtsid ka koka endale või? Ma võtsin. Ei, tema võttis ka? Ja, näe. Ma võtsin. Nii, näe. Ma võtsin rabarber. Vot nii, nüüd on kõik hästi. Ja. 2 tükki. Nüüd me jõudsime lõpuks siis Narva-Jõesuusse ka ja ma ütlen ausalt öeldes, ega siin midagi erilist vaadata ei ole minu jaoks. Et ma ei tea, miks öeldakse, et see on ägedam kui Pärnu. Võib-olla me lihtsalt oleme valesse kohta sattunud. Pelju reaalselt üritab ronida mingi kivi otsa, et pilti teha. Pusserdab ühte, teist ja kolmandat pidi. Ja mina näite. Ajus, elus, astumised. Täpselt, Ugo. Mina seletan lapsele. See on puhas füüsika. Sa astud siia ja siis tõukad ennast sinna. Siia vahel. Ära sul neid sealt. Parkuur. Ja siin on üks vana päästepaat ka. Keegi kodus. Ühesõnaga mina ei tea, mis siin Narva-Jõesuus huvitavat peaks olema, aga ma ei näe siin mitte midagi huvitavat, ütlen ausalt. Võib-olla me oleme vales kohas. Sinna, nagu te näete, seal on tellis kividest on näha. Seal on vana Aseri tellis, mis iganes, kui oli tellise tehas. Täna on see mingi Wienerbergeri kontserni kuuluv üritus. Aga ma ei olegi siin ise enne käinud. Nagu näha, see maha on kõik ägedalt punane, sest see on nendest tellistest. Ja siin käivad inimesed rannas, ma vaatan. Noh, väike jalasirutus veel. See on hea küsimus. See on, jah, ma ei tea, mis kivi see siin siuke on, aga... See on ka ilus ja... Tead, mis mina hoopis arvan või? Peaksid need kivid koju kaasa korjama? Ma kavatsesin teha. Kavatsesid, jah? Tõesti on siin ilusad kivid. Oi, not. Võtame kõik ennast paljajalu, see on hea mõte. Oh. Me võtsime kõik ennast siin paljajalu poistega. Jube mõnus. Oh, see on tõesti nagu massaaž jalgadele. Torni või? Miks sa teiste torni tahad maha lükata? See on Pelju oma või? Minu arust see peab paika, et on kahte tüüpi inimesi. On ehitajad ja on lõhkujad. Pelju on see, kes ehitab ja Ugo on see, torn, ma lähen lõhun selle ära. Tegelikult ma
olen lihtsalt ehitaja ka. sa oled ka ehitaja või? Ma otsin kivi. nii, ma kavatsen need kivid koju kõik viia, topin autosse. ma võtan neid siit juurde. Miks ma seda teen, seda ma muidugi ei tea, aga küll Malju välja mõtleb, mis nendega teha. Perfectad kivid sul või? Jah, ei, püksid. Püksid on perfectad. noh, Võta selle endale, võta. annad selle mulle või? Ma olen nii hea leidja. oled väga hea leidja, poja. Otsime veel. pesed ära selle või? see vesi on täitsa mõnus jahe, jah? kuule, Pelju. Vaata, suureki süda ma leidsin. Vau, mis kivi see siuke on? Miks see siukest värvi on? näita. What? huvitav, kas see on õliga koos või? Näita. näe. oota, sul lahma katsun. ei. see on mingi mögaga koos, jah? Jah, see on nüüd. mis asi see on huvitav? õli muidugi mitte, aga... Sina tõi 2 kollast oranži kivimaal. noh, teeme võistlust, mina viskan istudes ja te viskate püsti, vaatame, ma võin... aga sama suurt kivi on vaja ju. Pole erilist vahet, võta enda normaalne kivi kätte ja... ma võtan selle. normaalne kivi ja viska. nii, noh. mul tuli kõige suurem plärm. Pärts, aga kõige kaugemale, kes viskab, on võistlus. valmis või? oota. nii, proovi otse visata, siis ma viskan sinna poole, kust teil läheb. no nii. ja läks. nii, aga ma viskan püsti ka ühe. püsti viskame nüüd, noh. oi jumal, selle alt siis. oi, see oli kehva jah, sellest, et... siis tuleb lammusta ja huuga ja lööb. nii, mina ei hakanud lolli mängima, ma korjan kõik see särgi peale endale, siis on mul kerge need ära lohistada. nii et kui keegi tahab siit endale ka siukseid ägedaid kividekoore, siis siia võib tulla vabalt, ma soovitan, väga ägedad. ja sa võta enda lemmikud kaasa, issi võttis need. ühesõnaga, kui keegi tahab ka endale ägedaid kive, siis siia Aseri randa võid tulla korjama vabalt. tõesti on päris ilusate kujudega. jah, vot.